Tervist! See on vestlus Elva nõiaga Death Valley's Arhailise nõiduse pargis. Üks jutt saladuste kohta, millest ei ole teada, et saladused on inimestel kasutuses küll selle jaoks, et nemad mõtlesid, et sellega on nemad huvipakkuvad ja väärtuslikud teiste jaoks. Et kui neil on saladus, siis see tõmbab ligi, see paneb huvituma, see paneb uurima, et mida see inimene teab, mis see saladus tal on. Et siis, kui saladus ta omab, siis pidi arvestama sellega ju, et saladusel on ka kaks võimalust, et kui saladust teatakse, mis see on või ei teata, et saladus saab olla niimoodi, et see on õige või vale, mida selle kohta öeldakse. Öelda niimoodi, et mul on saladus, aga ma ei ütle, mis see on, siis ehk selle tõttu, et ta ei tea, mis tal on või mis saladus tal on. Ta lihtsalt mõtleb, et tal on saladus, et pakkuda huvi teistele, et siis tal on midagi, mille pärast tema juurde tullakse, et teada saada seda saladust. Aga kui küsida, siis ta hakkab ehk keerutama ja valetama. Aga saladusel on kaks faasi ainult, õige ja vale. Et kui keegi ütleb valesti meelega selle tõttu, et see saladuses püsiks, aga siis tal endal pidi olema teada ka see õige vastus. Et kui kellelgi on saladus ja keegi teine soovib teada, mis see saladus on, siis ta ehk küsib. Ja siis selleks vastuseks ta saab kaks võimalust, kas õige vastuse või vale vastuse. Et kui need mõlemad on ikkagi olemas, nii õige kui vale vastus, siis on tegemist küll saladusega ja siis see inimene teab seda saladust. Aga kui on ainult vale, siis tähendab, et kas ta on ise selle ära unustanud, mis see õige üldse oli. Sest võib juhtuda küll niimoodi, et kui keegi tegi sellise asja enda jaoks, et tal on saladus, siis see võis juhtuda juba väga ammu. Niimoodi, et ta ise ka ei mäleta enam, mis see õige vastus oli, või ta ei mäleta sedagi hoopis, et pidi olema õige ja vale vastus. Kui ta soovis ikkagi, et see kellegile huvi pakub, siis selle tõttu ainult ju, et ta teadis õiget vastust küsimusele ja et tal on vastus saladuse kohta, mis see õigesti on. Ja kui see juhtus juba väga ammu, et ta hakkas niimoodi mängima sellega, et ta ei tea ja ta teab valesti ja iga kord on mingisugune vale jutt, siis see ei paku huvi teistele. Siis teised ütlevad, et ta ei tea vast. Miks sa valesti ütleb? Sest vale ei saa olla huvitav. Ja kui keegi ütleb valesti ja valesti ja valesti, siis tuleb kohe ju küsimus, et kas ta üldse teabki tõtt. Nii et tõe küsimus selle kohta, et tõde on vaataja seisukoht, et mis vaatenurgas see tõde on, see ei ole see küsimus. See on hoopis see saladusküsimus, et kas keegi teab tõtt ka, siis tal on saladus, mille ta ehk ütleb kellegile, kellele ta soovib ja kellegile teisele ta ei ütlegi, meelega ütleb valesti. Ja see ei kehti ainult inimeste puhul, vaid ka riigid. Riikidel ka on saladused. Ja niimoodi riigid ka on huvipakkuvad ja kasulikud ka nende enda rahvale, kodanikele, sest riigil on väärtust selle tõttu, et ta teab saladusi. Mitte selle tõttu, et ta ei tea neid või teab valesti. Ütleb ainult, et tal on saladused, mida keegi ei tohi teada saada. Aga siis, kui vaadata seda
mida ta teeb, siis on aru saada sellest, et kas ta üldse teab ka saladust või ta ainult räägib. Sest kui ta tegema läheb ja teeb valesti, ju ta siis ei teadnud, kuidas õigesti on. Sest miks peaks keegi, kes teab õigesti, miks ta peaks minema endale kahjulikult tegema asju, nii et ta ise saab kannatada, teised saavad kannatada, meelega tegema valesti. See oleks lausa rumal. Ja Elva nõid istub siin Arhailise nõiduse pargis, et Arhailise nõiduse park on tunda niimoodi läbi teleekraani terve selle vestluse aja. Ja veelgi, et saladus on tehtud niimoodi loogiliselt, et seal peab olema see 2 varianti vastuseks, kas jah või ei. Et kui keegi ütleb mingi asja, et see on saladus ja selle vastus on, et kas jah või ei, siis niimoodi see ainult saab toimida veel. See küll on nagu loogikaruut, nagu Aristotelese loogikaruut. Aga kui see on nässus niimoodi, et see saladussüsteem koosneb ainult eist, et ta ei teagi ja järgmine, et ta ei tea ja veel, et ta ei tea, et iga asi, mis ta ütleb, on vale, siis see ei kehti ju enam. Siis ta on ise jäänud lõksu sellesse saladusse. Siis saladust ei olegi üldse, vaid üks valetamine, petmine. Et saladuse jaoks on vajalik see, et teatakse õigesti ka. Aga kui keegi ikkagi proovib niimoodi olla väga salakaval, et ta ei ütle, ta ütleb, et tal ikkagi on saladus ja ta teab küll õigesti ka, aga ta lihtsalt ei soovi kellelegi öelda, sest see on nii tohutult kallis ja väärtuslik, et ta ei ütlegi ja ei ütlegi, siis jääb üle vaadata sellest, mida ta teeb. Et kui ta ikkagi läheb ja ise teeb ikkagi õigesti, jah, tõesti, no siis võib tõesti olla niimoodi, et ta kellelegi ei ütle, aga ta ise teab, mida õigesti teha. Muidu ta küll läheb ja teeb valesti, üks vale asi teise järgi. Ja siis ei ole mingisugust saladust. Nii et see on saladus, selline saladusteooria, jah, aga kuidas saladus üldse olemas on ja mida inimesed kasutavad siin igapäevaselt, sest see pidi ju kasulik olema ka neile ja huvi pakkuv teistele. Ja siis on veel ju küsimus selles, et kui keegi läks kaugele sellega, et ta kunagi ammu mäletas, mida ta alustas, et ta hakkas saladust pidama ja siis ta pidi teadma, et see käib niimoodi, et on õige vastus ja vale vastus. Siis ta pidi ise mäletama seda, et see niimoodi käib. Ja ta pidi ise mäletama, et see õige peab talle endale olema teada. Ainult niimoodi saab ta saladust pidada. Kui ta sellega ära unustab, siis ta on ise selle saladuse lõksus, et ta unustas ära, et ta pidi õigesti teadma ka. Siis talle endale ei meenu, kuidas ta selle tegi. Et niimoodi rahvas, kui mõtleb enda kohta, see selgitab oma enda käitumist ka ja teiste inimeste, ka riikide, asutuste, kui nad ütlevad, et neil on saladus, aga kas nad õiget teavad? Kui kirik ütleb, et nad teavad saladust, teavad sakramendi saladust, siis kui see on jutt ainult, et nad teavad, aga kui tegema lähevad, kus on need tulemused, mis nad ütlevad, et nad teavad, et toimub, aga ei toimu seda, mis nad ütlesid. Kus need on, kes läksid taeva, need, kes said päästetud, kus nad on? No kui peaks olema näidata, siis on sellega tõestatud, et see on tõsi, et teatakse.
aga kui ei toimu seda, tähendab saladust ei ole. Või need, kes ütlesid, et nad teavad, neil ei ole seda saladust. Ja see on küll jutt arhailise nõiduse pargist siit. Ja ega see teistmoodi ei ole. Sest niimoodi on saladus ehitatud kahefaasiliselt. Ja sellega praeguseks kõik. Teinekord teised jutud jällegi edasi. Ja publikule ka veel nõidus võimaldab saladusteadvuse algus 00 nüüd.